tere! Meie oleme Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse Meeltekooli toitumisterapeudid. Mina olen Külli. Tere! Mina olen Triin. Ja Meeltekooli toitumisterapeudid, mida me Meeltekoolis teeme, on see, et me mängime seal toiduga ja õpime seda, kuidas teha oma keha jaoks paremaid valikuid. Aga tänane teema on tegelikult väga oluline teema. On ju nii? Otse loomulikult. Et kuidas nende punnide, vinnidega hakkama saada siis, eks ju? Just, ja öeldakse ju, et ilu on sisemine, jah. Ja nii see tegelikult ju on ka, aga me kõik tahame ikkagi head välja näha. No, eks ikka. Ja kui on aga me ikka suur vinn keset nina laiutab, siis me ei ole ka kuigi enesekindlad ja see mõjutab juba meie käitumist. Nii et peame täna ikkagi sellele teemale tõsiselt otsa vaatama. Okei, aga siis ma küsin kohe sult Külli seda, et mis päästab mind nendest punnidest või kui nad mul juba on, et kas ma saan nendest kuidagi lahti ka? No jah, kui nad sul juba on, siis arvatavasti on juba tegemist sellise hormonaalse muutusega. Ehk et sellised teatud ühendid meie kehas annavad märku, et täiskasvanu iga ei ole enam kaugel. Ja mõnel tulevad need punnid väga ruttu, teisel jälle hiljem ja mõni jääb üldse ilma. Mõned õnnelikud on alati. Ja kui ikkagi väga hulluks läheb, siis tasub ikkagi päriselt ka arsti juurde pöörduda, et alati oma nõu ja jõuga hakkama ei saa. Aga jah, toiduainetest muidugi sõltub palju, et kõik, mida me sööme, mida me joome, mõjutab ka meie naha tervist, sest nagu ikka, siin on see sisemine ilu väga tähtis. Aga siit võiks ka kohe küsida ka meie kuulajate käest, et mis te arvate, millised toiduained on need, mis mõjutavad meie naha tervist. Et võite julgelt neid siis chatis ka meiega jagada. Aga mina küsin nii kaua Triinu käest, et mis need on need toiduained? Jaa, see on hea küsimus. Tegelikult enne toite ma toon välja veel ühe joogi, see on vesi. Et puhas vesi on see, mis kindlasti mõjutab ka meie naha tervist, ma tulen selle juurde pärast tagasi. Aga vitamiinid, mineraalained ja head rasvhapped on need, mida me kindlasti oma naha tervise jaoks vajame. Ja võib-olla on nagu olulisem ka see, et kui ma siin mainisin neid vitamiine, mineraalained, on oluline teadmine, et mitte me ei pea seda kuskilt purgist võtma, mida vahest kiputakse ka tegema, vaid tegelikult, kui me vaatame kas või seda lauda siin pool just, on sellised head ja kasulikud toiduained, mida me võiksime süüa. Ja just, et kui me räägime näiteks vitamiinidest, siis vitamiine me saame just puu- ja köögiviljadest. Need on väga kasulikud meie jaoks, erinevatest värvidest me saame erinevaid aineid, nii et me võiksime rohkem süüa köögivilju ja nii. Ma võiksin teha väikse täienduse. Sa ju tead küll, et tegelikult kõigile noortele ja ei meeldi lihtsalt kõik puu- ja köögiviljad. Oled kuulnud seda? Ja ikka, ma tean väga hästi seda. Just, et sellepärast ka, et võib-olla mõned väiksed nipid veel siia vahele. Et üks asi sa rääkisid just vaatamisest, et mida rohkem värve, seda põnevam. Aga võib uurida ka selle toidu struktuuri, seda väljanägemist. Et siin on näiteks poolik kapsas. No mida see sulle meenutab? Et kas see toob meelde mingisuguse põneva puu, sellise põneva labürindi või spiraali ja see tundub kohe hoopis nagu põnevam. Et mida rohkem sul tekib selliseid põnevaid mõtteid ja assotsiatsioone seoses selle toiduga, seda võib-olla suurem on sul ka huvi mõelda selle peale, et ei tea, kuidas see kõik maitseda võiks. Nii et julgelt proovi natuke ka erinevaid toiduaineid uurida ja mõnikord proovi kasutada veel ka oma seda kompimismeelt. Ehk et näiteks seesama avokaado, eks ole, et kui mõnus selline krobeline koor, mis see tulle meelde tuleb? Krobeline koor, mingi pall või mingisugune tee võib-olla. Jaa, asfalt just nimelt, kui sa oled rulasõitja, siis sa tead küll, kui krobeline on üks asfalt. Ma ei ole, vaata. Võiksid olla. Nii et igal juhul rulasõitjatele ja kõigile teistele, ratturitele, kõigile tegelikult avokaado väga hästi sobiks ja siis võikski mõelda seda, et see sama krobeline asfalt on see, kus me siis kiiresti ka rattal või rulal ka liigume. Ma korraks tulen köögiviljade juurde tagasi, sellepärast, et ma tean seda ka, et paljud meist köögivilju maitsevad ainult ühel moel. Ja siis ongi see, et aga ta ei maitse mulle. Näiteks, kui on paprika kuskil supi sees, siis keedetud paprika ei ole väga paljudele laste lemmik ja ka mitte täiskasvanute.
aga toores paprika näiteks, miks mitte, on ju. Või siis jällegi ka, et kui mängimisest korra, kui sa rääkisid juba, et siis ka need erinevad kujud, et kas või see, et kuidas ma supi sisse panen, et kas ma lõikan kuubikut, lõikan sinna mingisugused kettad, mis ma sinna panen, et need võivad tegelikult ka natuke erinevad maitseda, on ju. On küll nii, just. Tasub ise alati järgi proovida, siis me teame. Just, aga siis näiteks mineraalained on ju ka see, mida me vajame ja kust me neid saame ja seda juba tõstad siin, ehk siis pähklid, seemned, kõik sellised, teraviljadest natukene siiski ka, eks ju, et me saame seda igalt poolt, aga need on võib-olla sellised peamised allikad, aga mis nagu minu jaoks nagu hästi oluline nahatervise juures on head rasvhapped. Ja head rasvhapped tulevad meile kust? Ma arvan, et see võiks olla kala. See võiks olla kala, mereannid, aga see ei pea olema ainult loomne. Et see võib olla tegelikult ka siis vetikad on siin üks valik meil. Väga head, minu lemmikud. Ja samamoodi on ka jällegi on teatud pähklid, näiteks Kreeka pähkel on see, mis on väga-väga kasulik. Ja samamoodi linaseemned, kanepiseemned, linaseemned on meil ka siin täna ilusti kaasas. Kanepiseemned ja sellised erinevad, mis mul veel praegu tuli, tudraõli näiteks tuli meelde veel, et see võib-olla on natukene võõram küll. Aga kui linaseemnetest rääkida, siis kas sina teadsid seda, et linaseemnet tasub ära jahvatada? Olen kuulnud. Et enne tarbimist tasuks need siis kas ära jahvatada ja siis panna salatitele või kuskile, aga teine variant on siis pannagi kohe smuutide sisse näiteks ja kasutada selliselt. Ja, et just nagu on aga blenderisse panna, ära jahvatada, nagu tehagi selline jahu sellest. Ja pigem on ka see, et kui me rääkisime siin headest rasvhappetest, siis on ka see, et millised rasvhapped siis vältida. Ja see on siis pigem sellised praetud toidud, friteeritud toidud, need on need, mida me tegelikult väga ei ole kasulik, mida tarbida. Aga vesi, see puhas vesi, mida ta aitab teha? Ta aitab mineraalainetel, vitamiinidel paremini imenduda ja teistpidi ta aitab me kehaga mürkidest puhtaks teha. Kõik see, mis on üleliigne, aitab tema kenasti välja viia, nii et ärge palun unustage vee joomist. See on ääretult oluline, on ju? Aga Külli, kas on midagi sellist, et mida veel võib-olla kindlasti nagu, millele peaks rõhku pöörama? Minu meelest ka üks väga tähtis asi on veel see, et alati tuleks ikkagi kõht täis süüa. Et kui me nagu mõtleme, et pean dieeti ja söön natuke vähem, siis see võib lõppeda sellega, et ka meie nahk ei saa tegelikult toitainet kätte. Et need vitamiinid ja mineraalained, need jäävad kõik saamata ja meie nahk isegi ei uuendu ega ka parane nendest ponnidest lõpuks ära. Nii et see on tõesti väga-väga tähtis. Ja sel puhul tasub küll ka meeles pidada, et kõht korralikult täis. Ja võib-olla tegelikult see kasi, et oleks mitmekesine, et ei oleks ainult ühte tüüpi toitu. Ja tegelikult, mis on veel väga tähtis, lisaks puu- ja köögiviljadele, nagu sa juba kõik rääkisid, on ju tegelikult ka täisteraviljad. Et näiteks täistera kaerahelves, et kui ei meeldi tavaline puder, isegi kui teha sellised toredad naerunäod, nagu seal pildi peal veel on, need võivad mõnikord ikkagi ka pudru maitset päris oluliselt mõjutada. Aga võib ka mõelda ka alati täistera leiva peale või siis sellisele toredale Eesti toiduainele nagu kama. Et seda võib ka julgesti nagu rohkem proovida ja näiteks ka hapupiimaga või maitsestamata jogurtiga segada. Ma korra siia segan vahel, et kui sa mainisid siin täistera leibad, siis ju tegelikult, et ka see, mis me sinna peale paneme, see on ju see, mis annab jõudaineid. Ehk siis, et siin on meil tehtud võileib, kus meil on kasutatud siis on leib ja siis on hummus, mis on siis kikerhernestest tehtud selline pasta või kreem või pasteet. Ja siia peale siis erinevaid köögivilju lisatud ja kes tahab jällegi, et sa võid ju kala siia juurde panna näiteks või mingisuguseid kas või seemneid juurde panna. Nii et kokkuvõtvalt rohkem taimset, et vähemalt 80% ja 20% võib-olla ainult loomadelt pärinevalt. Ja tõesti, janujook on vesi. Et rõhutaksin ka seda, et karastusjoogid, need tegelikult meile palju midagi ei anna, aga annavad väga palju suhkrut, mis jällegi meie punnidele mõjuvad väga-väga halvasti, sest suhkur tekitab veel rohkem seda põletikku, ehk et punnid on veel punasemad ja paistavad veel kaugemale välja. Ja eriti, kui seda ka tõesti, et liiga palju seda suhkrut. See, kui sa natukene sööd, siis vahel ju võib, eks ju. Aga kas sa, Triin, oled ka kuulnud, et piima ei tohi üldse juua?
ei tohi või? Tegelikult ma olen kuulnud küll seda. Küsimus on selles, et kas piim sobib või ei sobi, et ja kas ma valin teda tarbida või mitte, on ju. Aga siin on see, et kui valida piimatooted, siis mina soovitan valida hapendatud piimatooted kindlasti. Ja selleks võib olla siis ongi hapupiim, keefir, maitsestamata jogurt, et need on head valikud. Aga kui sa rääkisid siin bakteritest, on ju, siis neid baktereid, jah, me saame nendest hapendatud piimatoodetest, aga me saame neid ju ka köögiviljadest, hapendatud köögiviljadest. Siin on meil näha konkreetselt hapukurk. Jaa, väga hea asi. Et see on minu arust nagu tõesti ülimaitsev. Et kui selle võib-olla niisama väga ei meeldi, siis tegelikult saab teda ju salatitesse panna juurde. Või võileiva peale. Ja võileiva peale panna. Aga siis hapendatud oli meil, kas meil oli veel midagi siin? Hapukapsas on iseenesest ja tegelikult mina hapendan hästi palju ise. Kas sina näiteks paprikat oled hapendanud? Ei ole, peaksin proovima. Ma olen proovinud suvekõrvitsat ja porgandit hapendada ja ka peeti. Ja ka need olid tõesti väga maitsvad. Ja praegu on veel väga populaarne ka selline salat nagu kimchi. Et on Hiina kapsast. Et kellele meeldivad vürtsikamad toidud. Sellised tšillised ja sellised ingveriga. Nii et ka seda võib väga vabalt ühenäga süüa ja just selle eesmärgil, et saada neid häid baktereid, mis meie nahka hästi toetavad. Just. Aga mis neist joguritest veel tahtsid rääkida? Jaa, ma tahtsin rääkida tegelikult sellist asja, et kui sa siin enne ka mainisid natuke nende karastusjookide kohta seda suhkrut, siis ka jogurtite juures peaks seda tähele panema, et me ei tarbiks liiga palju suhkrut. Ja me võime vaadatagi, et mis sinna lisatud on ja mida vähem suhkrut, seda parem. Ja võib-olla ka see, et kui ma võtan sealt nii-öelda riiuli pealt siis maitsestatud jogurti juba. Sa mõtled nagu mustikajogurt? No näiteks mustikajogurt, aga kas oled vaadanud, kas seal mustikaid on sees? Ma tean, sina oled. Et tegelikult lihtsalt ma tean, et paljud lapsed ei ole ja siis nad vaatavad mustikajogurt, et see võiks olla kasulik. Aga kindlasti vaadake koostis, sellepärast, et teinekord ei olegi seal mustikaid, vaid on hoopis mingisugune mustikalõhna maitseaine hoopiski, siis see ei ole kõige kasulikum. Aga jah, see suhkur, et meil on tegelikult ette valmistatud siin ju ka see suhkru nii-öelda, kui palju teda kuskil on. Just, et selle suhkrust jah, räägitakse kogu aeg, et paha, aga me võime jah mõelda, et mille peale ta paha on, et esiteks muidugi ka meie hambad. Et tõsi, mida rohkem suhkur kokku puutuvad, seda rohkem tuleb hambaarstiga ka koos tunde veeta. Just. Või tähendab tema ooteruumis. Või siis ka puuriga. Oih, ära räägi koledatest asjadest. Nii, aga teine asi on muidugi see, et tegelikult suhkur mõjutab kõike meie kehas. Ja nagu juba enne räägitud, et punnid lähevad veel punasemaks ja selliseks põletikuliseks ja veel nagu selliseks nagu koledamaks. Aga tegelikult kogu meiega soolestik ja need bakterid seal soolestikus, kes seal elavad, neile ka tegelikult see suhkur üldse ei meeldi. Nii et kui minna poodi ja mõelda, et tahan midagi juua osta, siis on väga keeruline tegelikult see valik. Sest kui me vaatame limonaadi, seal võib olla isegi vähem suhkrut kui näiteks multinektaris või mahlajoogis. Et see võib tulla täiesti üllatusena. Et me oleme alati rääkinud, et limonaad on see kõige halvem. Tõsi, nii ongi. Sellepärast, et limonaadis on ju tegelikult põhikomponendiks vesi ja suhkur ja mull. Või on suhkur enne ja siis on vesi. Enne ja siis on ka mull pärast. Okei, aga just see, et tegelikult me ei saa sealt ka mingeid ei-vitamiine ega mingeid mineraalaineid. Kui me võtame vähemalt mingisuguse multinektari, kus on natukene pandud mahla ja suhkrut, siis mingisugune võimalus veel vitamiine natuke juurde saada on. Ja mahlajoogis võib seda mahla olla üldse väga vähe. Nii et kui vähegi võimalik, valige siis juba pigem mahl. See võib olla küll magusam, aga tegelikult see suhkur tuleb kõik otse puuviljadest, ehk et sinna ei ole midagi ekstra juurde pandud. Sa tead, et tegelikult ei tohigi ühele päris täis mahlale poes suhkrut juurde lisada, aga on üks erand. On ja. Tead seda, jah? Ja, mina tean. See on astelpaju, see on see väike kollane hästi hapumari, et selleks, et seda ikka ka juua saaks, et sinna on lubatud suhkrut panna. Aga jah, et selle suhkruga võiksite nüüd natuke ise aga üks asi tuli mul veel meelde, et selle nende jookidega, et poodides on ju ka veed, mis on maitsestatud. Et ma ju just enne rääkisin, et vesi on kasulik, et kas ma võiksin valida selle maitsevee siis ka? Just, et sealt tuleb ka täpselt samamoodi hästi hoolikalt silti lugeda ja mõnikord on veel pandud ka vitamiinivesi, eks ole, ja jällegi see, et kas seal on suhkrut pandud juurde või mitte, või mis siis annab lõpuks selle maitse. Nii et selles mõttes olge tähelepanelikud, lugege hoolega neid väikseid kirju, seal on alati kõige tähtsam info ja olge just meil teadlikud selle suhkru osas.
nii et nagu nüüd juba öeldud, teile jäävad ka tegelikult tundi sellised toredad harjutused, tehke kindlasti suhkruviktoriini, saate palju uusi teadmisi, kuidas kus ja kui palju suhkrut tegelikult on, see võib tulla palju üllatusi ja proovige neid teisi ülesandeid ka lahendada, et vaadake, kuidas tegelikult siis need täiesti süütud joogid, söögid võivad tegelikult olla suured suhkrupommid. Aga mina võtan siin vahepeal kätte oma telefoni, sest äkki olete te saatnud meile ka mõned küsimused. Nii et praegu on see koht, et kui sa veel ei ole saatnud neid küsimusi ja tahaksid midagi teada, siis pane need ruttu meile teele. Aga meil on küsimusi küll. Me vist peame vastama neile, jah? Jaa, kas Coca-Cola Zero on parem kui tavaline Coca-Cola? Jaa, see on alati väga sage küsimus ka täiskasvanute puhul. Sellepärast, et tundub, et tahaks ikkagi magusat jooki, aga kuna see Zeros on siis magusa maitse saamiseks pandud sinna selliseid maitse andjaid. Kunstlikud, jah, mis ei ole nagu päris ja meie soolestikubakteritele ja kogu soolestikule ka on see võõras, ehk et mitte nagu tuttav asi ja lõpuks ka meie isud, ehk et me ei saa seda Zerot ka kuidagi nagu lõpuni joomata jätta. Nii et parem valida puhas vesi. Siis ma küsin sult veel ühe küsimuse siin, et kas puuviljade suhkur tekitab ka põletikku? Otse loomulikult, kui seda süüa väga-väga palju ja seda puuviljasuhkrut on ka ju puuviljadest ka välja võetud ja ka paki sisse pandud ja ka toidule lisatud. Nii et jällegi küsimus, milline on see allikas, et kui te võtate selle otse marjast, otse puuviljast või vähemalt otse ka naturaalsest mahlast, siis on aga mingit suurt põletikuohtu sellel ikkagi ei ole. Järgmisele küsimusele ma vastan ise ka vahelduseks. Kas marineeritud kurk on sama hea kui hapukurk? See on muide väga hea küsimus, sest seda täiskasvanud inimesed ka ajavad väga sageli segamini. Need on kaks täiesti erinevat asja. Marineeritud kurk ei ole kindlasti sama kasulik ja miks ta ei ole kasulik, siis seal ei ole neid häid baktereid. Sinna pannakse juurde äädikat, seal on kindlasti ka suhkur ja see äädikas tegelikult tapab selle bakteri ära hoopiski. Nii et hapukurk on kindlasti kasulikum. Või siis teise nimega soolakurk. Mõnikord on silte lihtsalt erinevaid. Ja soolakurk on ka see, et vahel ta võib-olla lihtsalt liiga vähe seisnud, siis ta jällegi need bakterid võib-olla ei ole veel tekkinud. Soolakurk, eks ole, see 1-2 päeva hapnenud, et seal ei ole jõudnud tekkida lihtsalt veel nii palju baktereid. Muidugi vahest vanaemad kasutasid ka seda varianti, et kasutati sellesse vana vedelikku ja pandi sinna hapnema, siis see oli juba okei. Vanemad olid ikka targad. Väga targad. Nii, aga siis on küsimus. Olen kuulnud, et loomi toidetakse hormoonidega ja siis see mõjutab meid, kui sööme seda loomset. On see tõsi? Meil Euroopa Liidus on see ametlikult keelatud siis loomadele anda mingeid hormoone. Ja tõsi on see, et Ameerikas ja ka mujal maailmas seda kasutatakse, sest hormoonidega kasvavad need loomad lihtsalt kiiremini. Aga Euroopa Liidus, sealhulgas siis ka Eestis, on see tegelikult keelatud. Ja nii ta peaks ka olema ja ka kontrollitakse meil nii piima kui lihatooteid ka nende sisalduse suhtes. Nii, järgmine küsimus. Kas vahvlid ja pannkoogid on nahale halvad? Mina ütlen siin seda, et tegelikult sõltub sellest, et kust me need vahtlid ja pannkoogid võtame. Kas me teeme nad ise, eks ju? Kui me teemegi näiteks, kui me teemegi täisterajahu kasutame, kui me kasutame sinna magustajaks, võib-olla hoopis mingit muud, paneme banaani, eks ju, et siis see võib tegelikult päris kasulik olla meile ja samamoodi me ei pea ju panema piima, vaid me võime kasutada taimset jooki, eks ju. Ja vahvli peale paneme kindlasti palju marju ja ei pane sinna nii palju suhkrut peale, suhkrut. Just, et see on kindlasti parem valik. Nii et küsimus on selles, et kas ta on ise tehtud, kui ta on poest ostetud, siis vaadake jällegi, mis seal sees on. Nii, kas avokaado on tervislik saiale panemiseks? No mina näiteks söön küll avokaadot täiesti selle sama tumeda leivaga ja see maitseb mulle tunduvalt rohkem. Ehk et sai ise on siis sel juhul võib-olla see, mille tasuks välja vahetada, aga avokaado küll täiesti. No tõsi, sellega ka nüüd väga liiale minna ei saa, sest natuke see ökoloogiline jalajälg on suur, selle kasvatamine ei ole keskkonnale kõige sobidav. Aga no eks me teame küll, et mõned kasulikud asjad on lihtsalt ka väga maitsvad. Just, aga saiaga jah, et siin on pigem just saiakesed ja need on need, mida me ei soovita valida. Kas suhkurasendaja on tervislikum kui päris suhkur? Ma arvan, et sellele sa enam-vähem vastasid selle... Asendajad on väga palju, väga erinevaid, aga meie keha ei ole rumal, et kui magus maitse on juba suus, siis me tahame seda veel ja veel ja veel. Nii et suhkur on alati stimulant, nii nagu ka näiteks sool. Nii et mida vähem magusa maitsega me ennast ka harjutame,
et seda parem on tegelikult kogu meie kehale, meil on lihtsam valida asju, mis ei olegi võib-olla kõige magusamad, ega ka marjad ei ole alati kõige magusamad, aga samas nii väga kasulikud meile. jah, aga jah, just, et suhkru asendaja kui selline, et oleneb ka, et kas ta on looduslik, eks ju, või ta on sünteetiline, kui ta on sünteetiline, siis ta kindlasti ei ole kasulikum. Ja kui palju suhkrut on liiga palju? Et tegelikult on siis see, et ametliku soovituste järgi mitte rohkem kui 5% päevasest energiavajadusest. Tegelikult ametlikult öeldakse, et võib olla isegi 10% lisatud suhkruid, aga öeldakse, et 6,5 on nagu kasulikum. Ja ütleme, toitumiskurud üldse ütlevad, et alla kui on nagu rohkem kui 4 grammi sinu 100 grammi kohta, siis võid süüa ja muidu üldse ei tohiks süüa. Aga olgem siin nagu selles mõttes paindlikud, et meie päevad on erinevad, meie tujud on erinevad ja mõnikord endale midagi magusat ikkagi lubada ka alati võib. Küsimus ongi see, et suurem osa meie päevasest söögist oleks võimalikult tervislik ja võimalikult tasakaalus. Just. Nii et kuidas siis hoida neid punne ja vinne näost eemal, ongi see, et me sööme tervislikult, sööme tasakaalustatult, mitmekesiselt ja valimegi joogiks puhta vee, kindlasti rohkem köögivilju, nagu sa ütlesid, et taimselt siis ka 80% suisa ja sinna siis häid rasvhappeid natukene juurde. Just. Siis saame ilusa sileda naha ja saame nendest punnidest palju-palju kiiremini ka lahti. Just. Aga loodan, et saite mingisuguseid mõtteid, mida kas või klassis omavahel jagada ja arutada ja meie poolt siis head aega. Järgmiste kohtumisteni!